Mina olen Ain, ma olen 3. kursuse masinaehituse tudeng ja mina käisin Erasmusega Augsburgis, Saksamaa. See ei olnud nii väga läbi mõeldud, lihtsalt tekkis võimalus, tutvustati siin üks eelnevalt Erasmus läbinud tudeng, kes tutvustamas oli ka mu tuttav ja tekkis selline võimalus, lihtsalt nägi, et on teostatav, et toetatakse siin ja saab seigelda natukene sellist seikluseimust pigem, kui et väga pikalt ette planeeritud. Kooli valik, no sisuliselt ma tahtsin Saksamaale minna, sest et seal elavad tuttavad, nendel külas käia. Ja vist oli eelnevatest aastatest oli seal rohkem neid valikuid, vist 2-3 kooli, aga siis, kui ma läksin, ma vaatasin, et üks kool on neid sobilik ja see oli Augsburgi. Ja siis natukene uuris seda kooli ja tundus täitsa asjalik koht, kus olla. Eesti-poolne paberimajandus ei olnud keeruline, et siin oli kõik üsna selge ja arusaadav. Ja sinna minnes oli paberimajandust üsna mõistlikul hulgal, aga koha peal läks natukene keerulisemaks. Et see Saksamaal on tore bürokraatia, mis vajab natukene harjumist, aga sellega harjub ka ära. TTK poolt oli väga sujuv, et kõik sai ilusasti üle kantud, mis soovis. Natukene rohkem puhkuseid võtavad Saksa õppejõud, mulle tunduvad, et osasi hindeid jäin seal väga pikalt ootama, niimoodi, et juba kohe päev-2 pean Eestis olema ja ka hinded veel välja panemata. Aga see sai ka lõpuks lahendatud. Nii et TTK poolt oli kõik sujuv ülekandmine. Väga palju nippe ja näpunäiteid ei ole vaja, et kui Eestis tuled, siis pangakaart, kui on SEEP, LHV, mis iganes, siis see töötab enamik poodides. Kõnekaart peaks ka töötama, saab eraldi seda mobiilset netit teha. Keeleoskus inglise keelega saab hakkama seal, saksa keel tuleb kindlasti kasuks. Ja niissugused näpunäited, võib-olla sularahas on natukene rohkem vaja arveldada Saksamaal, et siis sularaha natukene varuga kaasa võtta, et ei peaks seal preemiumi maksma selle kohalikust automaadist väljavõtmisega. Ja kuupäevade järgimine natukene tähtsam võib olla, et kui seal on tõesti inimesed lähevad puhkusele 2 nädalaks ja saa kuidagi kätte neid, siis et ennem saaks kõik kirjavahetus tehtud või mingisugused kohtingud kuskil bürgerbüroos, seal bürgeramtis, mis ta oli, et seal kõik tehtud, toimetatud, kirja pandud ennem puhkust. Ühistranspordiga kindlasti arvestada Saksamaale minnes, et hästi palju streikimist. Kohe esimesel päeval, kui pidi koolis olema, siis trammid ei liikunud ja tuleb palju väheldis, et me täna me streigime, siis jaluta pool tundi ju hiljem kohale. Ma sain seda kõige põhilisemat Erasmus toetusraha, ehk siis mul ei olnud seda vajaduse põhist sisse toetust ja ei saa mingid eraldi stipendiumid ka veel lisaks, et ainult selle Erasmus rahaga. Ja tuli hästi toime, et toiduhinnad, joogihinnad, mis seal kõik on natukene odavam kui Eestis, võib-olla välja arvatud liha ja elamiskulud natukene kallimad, aga kui ühikas võtta, siis ikka tuleb toime. Igatahes Erasmus rahadega tuleb toime, aga natukene kehvasti ajastatud, et kindlasti läbi rääkida need, et tuleks raha õigel ajal kohale ja olla valmis peab omast taskust natukene võib-olla ette maksma ennem, kui Erasmus raha tuleb. Mul oli ühikas, pidi terve semestri ette maksma ja Erasmus raha tuli kuskil 6 aega pärast seda, kui mul oli ette makstud juba seal natuke alla 1,5 euro. Selles suhtes seiklusi ei ole nii väga palju rääkida, aga sellist hästi palju meelde jäävat
meeldejäävaid stseene või siis selliseid pilte, mis on mällu sööbinud kuidagi. Et no Alpides käia seal Disney lossi moodi kohtades külas koskede juures ja rübata kohalikku saksa õlu. Või siis see, et munadepüha ajal on väljas puud ehitud. See on väga huvitav asi, mis Eestis pole kohanud. Meeldejäävaid seike. No jälle tikad seenid, viinamarja kasvatused kuskil künka peal ja mägedes ronimine ikka kaugele näha. Kõik on huvitav vaadata. Hästi palju ajaloolisi huviobjekte või kuidas on õige öelda. Oli hästi palju seal näha ja vaadata ja uurida. Ja sellega kui eestlasena lähed, siis on kindlasti asi, mis märkab kohe. Seal on hästi palju korealasi, mis mul oli seal Saksamaal. Need kõik hoidsid omas pundis kokku, väga ei tahtnud kellegiga suhelda. Ja siis võib-olla, kes seal võis olla, hispaanlased, itaallased, need ka kõik päris huvitavad. Lähed kuskile välismaale ja siis ainult hoiad oma inimestega kokku. Et mina olen ainukene Eesti tudeng seal Augsburgis. Seal oli jälle 1-2 Tšehhi tudengit, kellega ka käis rohkem läbi. Need, kes olid kõik niimoodi väikeriikides pärit, et need hoidsid rohkem kokku, suhtlesid oma vahel. Aga kõik olid muidu toredad, ei olnud küll sükest mingit nõmedat hetke seal inimestega. Ja kohalikud olid veel eriti toredad. Need kõik kumardasid ja üritasid võimalikult palju abiks olla. Alati naeratasid, tervitasid. Kõik võimalikku tahtsid aidata ikkagi. Seigelda on tore selles suhtes. Näeb, kuidas teistes koolides toimub see õpe. Hirmutati alguses küll, et on jõle hull, aga et kui oled tublid, siis tehtud. Aga tegelikult ei ole nii hull, et Eesti koolisüsteem annab üsna hea põhja kätte küll, et väga millegiga hätta ei tohiks jääda. Laiem vaade maailmale. Kuidas kõik töötab ja millised eluolud seal teises riigis olla võivad, sest et tavaliselt ikka lähed reisid, oled kuskil turisti hotspotis seal ja nädal-kaks või mis sa oled seal, ei tea üldse, kuidas see kohalik elu tegelikult käib. Aga Erasmus annab just selle võimaluse hüpata sisse ja elada nagu mingil määral kohalik. Ja siis saab sellise teise kultuuri tunde hästi kätte.